Tervist, kallid vaatajad! Oleme nüüd siis seda korda jõudnud oma tervendaja saate 3. saateni. Ja oma tervise eest me ju kõik hoolt kanname. Praegu muidugi üldse väga selline aeg, et liigub igasuguseid viirusi. Ma ei räägi praegu sellest hirmsast Hiinast levima hakanud gripiviirusest, aga liigub ka täiesti tavalisi viirushaigusi, sest on ju selline väga märg jahe talv, mitte jahe, vaid vastupidi, just selline sombune talv olnud. Ja see soodustab väga viirushaiguste levikut. Viirushaigused nimelt ei kannata kuiva õhku hästi. Vot. Ja loomulikult, see on iga aasta olnud loomulikult see aeg, et kui kus me peame hoidma. Soovitavad asjad, mida loomulikult talvel või viiruste perioodil eriti võtta, kindlasti on kõik kuulnud, on ingveri, sidruni ja kaneeli segu mee sees näiteks on väga hea. Selline asi, mina isiklikult tarvitan mingit ingveri toodet, produkti, kas teed või siis mahla või kuidagi. Ma teen ka nimelt just ingveri mahla. Ingveri mahla on muide täiesti võimalik teha niimoodi, et võtate ingveri, lasete blenderis pudruks ja sinna tuleb natuke vett juurde panna, sest ega ta muidu ta ei anna ennast hästi purustada. Ingver on niisugune kiuline, teate küll. Aga lasete ta blenderis puruks ja siis selle sodi paneb lihtsalt mingisuguse marli sisse või mingi riide sisse ja lihtsalt väänab selle vedeliku sealt välja. Loomulikult on see mahl nüüd natuke lahjendatud veega, sellepärast, et muidu ei saa seda ingverit purustada. Aga ta on täiesti kõlblik näiteks panna sortsukene tee sisse või kuidas iganes siis ingveriga midagi maitsestada. Seda mahla on hästi mugav kasutada. Ja tervislik on ta ka loomulikult. Ja sidrun ja kaneel, kõik me neid teame, neid vanu häid võtteid. Aga ma nüüd mõtlesin, et seekord, ütleme alates sellest korrast, ma nüüd muudaksin ära selle, et kirjadele ma vastan saate lõpus ja saate alguses ma siis tegeleme või tutvustan siis seda haigust, mis on siis, ütleme, antud saate nii-öelda peategelane. Ja tänane peategelane on meil selline haigus nagu adenoidid. Adenoidid teatavasti, need on ka põhiliselt selline laste haigus, sest täiskasvanud on neid enamasti enam ei ole. Adenoidid iseenesest on lümfoidkasvaja, mis tekib nina-neelu lümfikoe suurenemisel. Ja avaldub tema tursena siis siin nina sees, see ninaneelu kude siis tursub ülesse. Ja see takistab hingamist ja sunnib last suu kaudu hingama ja see ei ole kasulik, see tekitab näiteks hapnikupuudust, eriti une ajal. Ja üldse suu kaudu ei ole normaalne hingata, see hingamise režiim läheb nagu valeks. Ja selle tõttu on adenoidid on suur probleem, kui lapsel tekib, et sellega tuleb tegeleda. Mõtled küll, et hea küll räägib vähe nasaalselt, aga mis siis? Tegelikult see on ikkagi päris tõsine asi ja sellega tuleb tegeleda, sest kui lapsel tekib pidev hapnikuvaegus, siis pärssuvad näiteks tema aju areng ja kui organism on hapnikupuuduses, siis see on väga kahjulik pikemas perspektiivis eriti. See ei avaldu kohe, aga tal võivad hiljem näiteks õpitulemused alla minna või mida iganes. Nii, ja mis siis selle asja vaimsed põhjused on? Üks asi, mida me peame kohe loomulikult teadvustama, on see, et laps on enda vanemate, kuidas öelda siis, peegel. Lapsel, kuni 7. eluaastani ei ole lapsel üldse enda haiguseid. Muide, see adenoidide probleem hakkab väga sageli just seal kuskil 6-7 eluaasta, vahel ka natuke hiljem.
Ja noh, see on sellest tingitud, et 6.–7. eluaastas on, 5., 6., 7. eluaasta on see niinimetatud oidipaalperiood, kus siis laps peaks enam-vähem lõplikult eralduma emast. Ja see eraldumine on suhteliselt traumaatiline. See eraldumine toimub niimoodi, et noh, piltlikult öeldes ema tõukab, isa tõmbab. Ja selles oidipaalperioodis noh, ka lapsel on seksuaalsus täiesti olemas, ei maksa sellest väga segadusse sattuda. Lapsel tekib tõesti reaalne selline olukord, kus ta soovib nii-öelda üheks saada vastassoost vanemaga. Noh, mul endal on tütred ja need on täiesti reaalselt mulle teinud ettepanekud, et issi teeme lapsi või abielu. Üks täiesti ütlesid ka välja, et issi seksime. Ja selles olukorras tegelikult paljud isad satuvad natuke paanikasse. Noh, see tundub nii hirmus, et mismoodi nüüd siuke väike laps tuleb ja räägib sellist juttu. Aga tegelikult on see lapse normaalne seksuaalne areng ja selles eas peab isa nüüd, kui on tütarlaps, siis isa roll on nagu tütarlaps võrgutada emast eemale. Tähendab, tütarlaps peab tundma nagu tungi isa suunas, et minna, aga noh, ta peab jälle seda võrgutumist niimoodi juhtima, et see jõuaks isani välja, vaid et ta juhib ta nagu eemale. Ja oidipaal kolmnurk ongi ju ema, isa, laps. Ja isa roll on siis öelda selles eas, noh, kui me räägime tütarlapsest, siis ta peab tütarlapsele ütlema, et vot, sorry, et mina ja ema kuulume kokku selles osas, aga et sina oled natuke erinev. Me küll armastame sind, aga meie magamistuppa sul asja siiski ei ole. Ja seda on tihti, noh, seda on tegelikult lastel küllalt raske mõista niikuinii. See lööb lapse maailma kildudeks. Kuni selle ajani on ta nagu emaga ühes energias, siis sel hetkel ta nagu rebitakse sealt välja. No, seda kohta kirjeldab ju väga hästi Lumivalgekese muinasjutus see, et kus võõrasema muide tähistab või sümboliseeribki seda ema, kes tõukab last endast eemal. See ei ole tegelikult, noh, nendes muinasjutudes ei ole tegemist ju päris võõrasemaga, vaid see sümboliseerib seda rolli, kuhu ema peab ümber lülituma. Vot, ja see on selline traumaatiline iga ja kui siis näiteks isa ehmatab ära ja väga jõhkralt tüdruku lükkab eemale. Või poiss siis vastavalt tahab emaga üheks saada, mis tähendab tegelikult, et ta tahab nagu ema sisse tagasi minna. Ja isa peab ütlema, et poiss, seda naist sina ei puutu, muidu siis sümboliseerib, Freud kasutas sellist lauset, et muidu ma kastreerin su ära. Ja vot, kui see hirmutamine on nüüd väga äkiline, siis see võib tõesti viia selleni, et noh, tüdruku ja poiss ükskõik kumb siis, või noh, kui tüdruku ta lükkab eemale niimoodi, ta lihtsalt kuidagi kas halvustab või alandab teda või noh, annab talle kuidagi mõistet, tema seksuaalsus on äärmiselt halb. Ja vot, need on sellised traumaatilised ja kui siis samas eas tekib vanematel mingisugune konflikt, noh, see nüüd ei pea olema täpselt samas eas, aga kui ütleme, et see vanemate vaheline suhe on käärinud juba pikka aega või noh, lihtsalt see iga on selline, kus laps on eriti õrn. Et ta on mõnes teises eas, ta peab natuke paremini vastu, mõnes natuke halvemini. Aga võt, see on nüüd eriti õrn iga, sest see on üks teatud sorti murdeiga tegelikult. Seal ta laps murdub ema küljest lahti. Ja enamasti adenoididega lapsed nad on tundlikud ja näevad justkui nagu asju ette. Noh, nad ei pruugi olla nüüd päris selgelt nägijad, ma ei mõtle seda. Aga nad näiteks tunnetavad, kui vanemate vahel hakkab mingi käärimine. Ja siis tal tekib hirm, ta püüab seda sündmust, mis hakkab nagu esile kerkima, ta püüab seda tõkestada. See on nüüd see ninaneelu ummistus, hakkab kinni, hing jääb kinni, eks ju. Ja see on sellepärast, et ta kardab ise kannatada, sest laps teatavasti ju sünnib ema ja isa vahelisse armastuse välja. Noh, ükskõik kuidas siis reaalelus, kui suur või väike see väli on, aga sinna ta sünnib ja kui seal välja, see on tema maailm. Ja kui seal väljas hakkavad tekkima mõrad, siis laps tunnetab seda kohe. Vanemad ei pruugigi seda veel tunnetada, aga laps juba tunnetab, et midagi jäärib. Isa ei tee
emale nii palju kalli või musi või ütlevad sagedamini pahasti või mida iganes. Ja selline laps on ka tavaliselt see, et ta eelistab neid asju üksi läbi elada, sest ta surub seda enda sisse ja ta püüab nagu mõttes, ta püüab mõelda, et seda ei juhtu, et seda ei ole olemas. Ja niimoodi ta surub endas alla. Ja ta ei saa seda ka jagada, sellepärast et tavaliselt sellised lapsed on, nad kardavad, et neid ei mõisteta. Nad on natuke erineva mõttemaailma, no kas või see selgelt nägemine, noh, ta ei ole päris selgelt nägemine, aga mingi selline tunnetus, noh, väikestel lastel on sageli on, tunnetavad mingisuguse kõiksuse aspekte. Ja ta tunneb, et teda ei mõisteta ja ta võib tunda ennast ka üleliigsena või et teda ei armastata. Selleks see, et teda ei mõisteta, see on üks asi, mida saab nüüd lapsele, kui te näete sellist asja, siis peab andma kuidagi märku, et see, et teda ei mõisteta, see ei tähenda, et teda ei armastata. Sest noh, lapsed ja vanemad mõtlevadki erinevat ja tihtipeale vanemad ei saa aru, mis lapsega juhtus või mida ta nüüd täpselt mõtleb. Aga jah, et teda armastatakse sellegi poolest. Ja selleks, et laps mõistaks, et teda armastatakse, ta vajab mingisugust kinnitust nagu vanemate inimeste käest. Aga noh, selles mõttes, kui on lapsel adenoidid ilmnevad, siis see on üks märk sellest, et laps kindlasti vajab tuge. Ja lastel on ka muidugi see omadus, et nad peavad iseennast alati tekkivate probleemide põhjuseks. Kui vanemad lähevad lahku, mis iganes perekonnas juhtub, siis alati lapse maailm on selline, et laps arvab, et kui midagi juhtub, siis juhtub tema pärast. Sest tema polnud piisavalt hea, ta ei olnud armastusväärne ja nii edasi ja ühesõnaga ta näeb ennast põhjusena. Ja see on ka üks asi, kus tasub nagu lapsele nagu märku anda, et tema ei ole tegelikult juhtuvate asjade põhjuseks. Eks muidugi alateadvusse kipub ikka see sisse jääma, et ta näeb ennast põhjusena, aga kui seda nagu antakse märku, et see tegelikult nii ei ole, siis on lootus siiski, et noh, vähemalt ta jääb nagu vähem häirima. Ja siis sellega ma arvan, et meil tänane see adenoidide pool on nüüd ära tutvustatud ja nüüd võime siis minna siis teie kirjade juurde. Nii, ja tänases kirjakastis oli meil siis, nii ma vaatan siit kohe, esimene kiri on mu nimekaim Heino, 47-aastane. Ja tema kurdab, et tal on mäda paise tuhara peal ja ei taha kuidagi paraneda. Et mida see võiks tähendada? Noh, tagumik on ju see, mille peal me istume, eks ju. Aga mitte ainult. See on ka üks koht, kus me saame keretäie. Näiteks kui tuharavalud on, siis noh, see viitab nagu sellele, et inimene kardab saada keretäit, et ta ei julge nagu noh, ta tunneb, et ta ei ole piisav, et ta kardab, et noh, ta on kellegi jaoks on nii-öelda teeb mingit tööd, aga see ei tule piisavalt hästi välja ja ta kardab sealt keretäit saada. Noh, me võime seda ka seostada niimoodi, et kui meil tagumiku peal on mingisugune asi või noh, tagumiku probleem, siis see tähendab seda, et meil on nagu tagumik või ütleme istekoht põleb all, et me kardame sellest mugavast kohast ilma jääda ja selle tõttu me ei julge, noh, nagu meil on näiteks kogunenud mingisugune suur viha sisse, noh, mäda nagu möödunud kord sai räägitud, on suure vihaga seotud, viha, mida ei julge välja öelda, eks ju, mida tahaks, seda ei julge. No näiteks, kui töökohal tekib konflikt ülemusega ja sa tunned, et sul tahaks nagu midagi kuradi raisal öelda, aga ei julge, sellepärast, et istekoht on ohus või töökoht või noh, see, kus me siis parasjagu oleme. Ja vot, siis tekivad suured pisvinnid, mädased pisvinnid tagumiku peale. Muidugi, eks see tuharate teema juurde me kindlasti jõuame veel tulevikus edasi, see on ka veel täiesti eraldi topik meil nii-öelda. Nii, aga siit lähme nüüd teie järgmise kirja juurde. Ja selleks on siis meil 68-aastane Leida kurdab, et ta vigastas oma
kätt noaga ja see kipub mädanema minema. Et mis selle põhjus võiks olla ja kuidas siin see abtsess siis meil kaasa mängib. Nii, no siin on jälle käsi on meil üks väga tähtis organ. Kätega me teeme kõike. Ka on niimoodi, et siin nüüd kahjuks kiiresti selgu, millise kumma käega on tegemist. Paremaga me anname, vasakuga me võtame. Ja see mängib ka tihti rolli. Aga näiteks käsi võib rivist välja minna juhul, kui me ei usu, et meie käsi on kõlblik. Tähendab, kas me alateadlikult teame, et me teeme elus parasjagu midagi, mida me ei pea heaks. Me tunnetame, et siin on midagi valesti, et noh, tahaks oma käe otsast ära raiuda. Ja siis tuleb tihti peale see mädanik meile appi. No ja ma jällegi kord tuletan meelde, et mädanik tähendab seda, et me ei ütle midagi välja, et korjub mingi viha meie sisse, mingi pinge. Ja selle käega on nüüd täpselt sama lugu, et käsi räägib meile sellest, et me teeme midagi, mida me ei julge välja öelda. Noh, mida iganes siis, kui küsimus on vasakus käes, siis me kas võtame kuskilt näiteks ja me teame, et me ei ole seda ära teeninud. Näiteks kui me oleme, noh, ma ei tea, valetanud tööandjale midagi ja kogu aeg elame vales ja saame head palka ja tegelikult ise teame, et me ei ole seda välja teeninud. Siis võib selline juhtuda vasaku käega. Kuna nii palju ütles, et ta vigastas noaga, siis tõenäoliselt on see vasaku käe vigastus just, et see on seotud võtmisega. Aga igal juhul käsi on meil käsi on tegelikult peaaegu kõige mitmekülgsem organ, eks me teeme. Ja üks asi, mis on veel kindlasti kätega me kallistame inimesi. Ja kui me nüüd tunneme näiteks, et me ei suuda armastada inimesi, meie embus ei ole nagu siiras, siis hakkab ka kätes täpselt samasugune asi, mingisugused vigastused, mingisugused takistused, mis ei lase meil kätega asju teha. Ehk et ühesõnaga kõige lihtsam analoogia ongi see, et kui haigus takistab meil käega tegutsemist, siis me peame mõtlema, mida me selle käega sellist teeme, mida me tegelikult tahaksime pidurdada. Mida me alateadlikult mõtleme, et pagan, seda me ei tohi teha. Ja siis, kui see on üks võtmine, siis on see vasak käsi, kui on andmine on parem käsi, noh, mõlemid me võime vigastada erineval moel. Noaga tavaliselt küll parem käsi lõikab vasakut, aga neid vigastamise võimalusi on hästi palju erinevaid. Ja nüüd me jõuame veel ühe kirja siin võtta. Ja see on üks noorem naisterahvas, kelle nimi on Maris, ta on 24-aastane. Ja temal on hoopis omapärane, no mitte omapärane tegelikult, temal on probleem selles, et lapsel on pidevalt mädane kurk. No mädane kurk, see mäda on ju meil reeglina mandlite peal, noh tavaliselt on angiiniga seotud. Ja mandlid on meil nagu väravavalvurid. Nad takistavad haiguste minemist kaugemale, nad nagu kaitsevad meid sisse tungijate eest. Ja kui meil kurk on haige, siis see tavaliselt tähendab seda, et meil on mäda, tähendab, me ei suuda midagi alla neelata. Ja kuna teil tegemist on lapsega, siis see on seotud teie enda olukorraga. Ehk et te ise ei suuda mingit suurt tükki alla neelata. Noh, muidugi kui on nüüd vanem laps, siis on lapse enda probleemid. Aga kui on teie probleemid, ehk et siis seal alla 7-aastane laps, siis on küsimus ikkagi selles, et teil on, näiteks ütleme, te ei suuda leppida sellega, missugune teie abikaasa on. Et see on midagi, mida te ei saa nagu alla neelata. Ja võt, selle väljendus nüüd ongi selles, et kurk läheb paista ja lapsel, kui on alla 7-aastane laps, siis teie probleemid ilmnevad just lapsel. Nad tegelikult ütlevad teile, milles asi on. Ja sellega ma siis tänaseks lõpetakski. Ja kohtume jälle järgmistel kordadel ning kõikidele väga head tervist ja
kirjutage ikka sellel numbril oma probleemidest, et me saaksime neid lahendada. Tšau, tšau!